Tere hea kuulaja, kes oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme Angela ja Riinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas oma igapäevast elu elada nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel. Täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Tere Riinu! Tere Angela! Rõõm näha sind! Jaa, tere! Päike paistab, istume Riinu juures ja täna me räägime unistamisest. Miks see üldse on meie arust oluline ja kuidas keskea selginemine ja unistamine omavahel seotud on? Mina arvan, et unistused mängivad väga suurt rolli selles, kuidas meie elu on kulgenud ja kuidas see jätkub. Ja teistmoodi sama palju mängib rolli unistuste puudumine. Ja hästi hea meel on selle üle, et mina olen vähemalt avastanud, et seda osa on kerge muuta. Seega, kui sa nagu ei ole osanud unistada, siis miks mitte täna alustada. Aga selleks tuleb saada teadlikumaks, lugeda raamatud, kuulata targemaid inimesi, neid, kes on harjunud teadlikult unistama ja näinud ka selle positiivset mõju. Aga nüüd sulle, Riinu, üks hästi provokatiivne küsimus. Kas üldse on vajalik unistada? Mina arvan ise, et samas see on nagu hästi kuidagi loomulikult tuleb see unistamine. Ja kui hästi palju võrdleme ju väikeste lastega oma tänaseid tegevusi ja neil ei ole väikestel lastel ei ole ühtegi piirangut. Kui palju lapsepõlves keegi üldse on unistanud, et see on nagu nii äge ja niimoodi ei mõtle, et ma teen seda teadlikult või alateadlikult. Et siis lihtsalt, isegi ei pidanud pilvi vaatama ja juba unistasid. Mõte lendas, tahtsid midagi teha, tahtsid kuskil mujal olla, kõik, mis ei olnud praegusel hetkel nagu reaalsus, siis see oli ju sinu nii-öelda sisemaailmas juba olemas. Ja mitte keegi ei samas ei takistanud, aga võib-olla ka mingil hetkel hakati nagu takistama või piirama seda unistamise teekonda. Aga hästi vajalik, minu jaoks on ta küll nagu vajalik või aitab sul hoida seda elu positiivsemana, kergemana, ägedamana ja viib su kohtadesse, kus sa ei ole võib-olla kunagi teadlikult ei oskagi või nagu reaalsuses ei jõuagi sinna, kui sa ei unista või lase fantaasial lennata. Täiesti nõus sinuga. Et mina arvan ka, et see on väga vajalik sel juhul, kui sa soovid elada oma unistuste elu. Ehk siis muidu sa äkki märkadki ühel hetkel, et sa oled täitnud teiste unistusi ja sellest on tegelikult päris kahju. Või siis oled märganud seda, et sa oled lihtsalt läbi elu kulgenud. Ühest asjast teise tööle voodi on see väga kuulus riimi minev lause, aga siis sa oledki kulgenud ja ongi keskiga käes või midagi natukene rohkemat ja siis mis nüüd siis edasi saab? Ja tavaliselt, mis siis juhtub, on see, et tekib segadus enda sees. See kurikuulus keskekriis, mis tegelikult mina arvan, et see juhtub ka sellest, et sa saad aru, et sa oled poole elu peal ja mingid asjad on jäänud täitmata ja nüüd tuleb siis midagi muuta, et kriis annab sellest siis tunda. Aga paljudel tekib ka see selginemine, nii et need on omavahel hästi seotud ja mitte kunagi ei ole hilja siis alustada unistamisega. Eriti isegi mina arvan, et 80-selt, et kuidas sa sooviksid oma järgmised 20 aastat veeta? Oled sa nõus? Mina olen täiega nõus, sest minu unistused on, mul jagubki neid nii kaugele ja natukene rohkemgi veel, et see on juba teine teema, et kuidas ma hoian ja toetan ennast, et ma jõuan ikka nii kaugele. Jaa, aga räägime näiteks sellest, et kuidas siis unistamine on või kuidas see tee selle teadliku unistamiseni on toimunud meie endi eludes. Et kui lapsepõlve vaadata, siis mina küll mäletan sellist lauset, et mida sa unistad seal, et endal on näiteks kodutöö tegemata või koolitöö tegemata, et mis siis tuli vanemate poolt. Ja see ei olnud üldse positiivne, et see oli selline natuke etteheitev.
See oli niisuguse sarkasmiga öeldud, et minu arust on ka see täna, miks paljud inimesed ei oska unistada, sest meid on nagu maha materdatud või tõmmatud, et unistamine ei ole midagi nagu toredat, et see on aja raiskamine, mõttetu tegevus. Noh, see on sama nagu tänapäeval on populaarne sõna, eks ole, et õpi molutama, tegele sellega, siis samas kui molutamise käigus ju tekivad unistused, tulevad jälle pinnale, et sa hakkad ju märkama ja jälgima, mida sa nagu tegelikult tahad. Just, ja ma mõtlesin tagasi oma selle lapsepõlve ajal, et palju mul oli nagu päris unistusi, mida ma täna mäletan. Ja kahjuks ma ei saa öelda, et neid oleks väga palju olnud. Et ainus üks siuke tugev unistus, mida ma mäletan, oli see, et ma soovisin endale koera. Ja siis ma nii väga tahtsin seda ja mu vanemad ei olnud eriti happy'd, aga samas ei olnud ka nagu väga vastu, nii et ainus tingimus, mulle seati siis ka tingimusi, et see koer, kes meie koju jõuab, võib olla kolli. Mina tahtsin saksa lambakoera, aga seda peeti vist nagu liiga jõuliseks 10-aastase lapse jaoks ja ma sain oma kolli ja mul on sellega hästi palju väga häid mälestusi. Nii et ma ei tea, kuidas sul nagu päris sellise lapsena oli see tunne? Väiksena jällegi minu teema ka koerast ja sellisest ma teadsin, kuna me elasime korteris, siis oli see suht nagu välistatud, et ma ei hakanudki unistama teades juba ise. Võib-olla ma materdasin või tapsin ise oma unistuse juba seoses sellega ära, et ma seda nagu nii ei saa või mu sees oli juba see, et koer ei sobi korterisse. Aga looma ma tahtsin, ma ei olnud nii-öelda pannud paika, milline see loom on, aga ta võiks olla hästi väike. Ja siis see väike loom tuligi minu juurde niimoodi, et kui sõbranna tuli trenni ja ütles, et ta on hamstripojad, siis automaatselt mõtlesin, ma võtan ühe ära endale. Võib-olla isegi unustades ära või elimineerides ära selle info, et mu ema kardab tohutult hiiri ja rotte ja selliseid närilisi, aga siis ühel päeval ma ikkagi rõõmsalt läksin koju, see hamster oli mul 3-liitrises purgis kaenlas ja nii ma kodu uksest sisse tõdasin ülirõõmus. Aga ema elas selle üle, et talle isegi lõpuks lasi ka enda käe peal joosta sellele hamstril. Nii just, ma arvan, et see lemmikloom on hästi oluline kaaslane lastel, et ma vist küll ei unistanud, aga igatahes meil oli valge hiir ja hamster ja ema talus ära selle kõik. Kuna meil olid ka suured loomad, siis pidi lastel ka mingi oma väike meelelahutus olema. Aga mis sai edasi, siis minu mälu järgi oli nii, et umbes 20-selt, kui ma Tallinnasse jõudsin Võrust, siis mul oli peas tohutult palju soove. Ja ma täna ikkagi ütleks, et need olid sellised jõulised soovid, et ma ei teadnud unistamisest mitte midagi, sellist teadlikust unistamisest. Ja ma seadsin endale eesmärgid ja kõik ma need ka saavutasin läbi päris raske töö, suure jõuga. Oli läbipõlemist, tervis andis tunda, aga saavutatud nad said. Nii et sellise teadliku unistamiseni jõudsin umbes 37-aastaselt. Ja sealt vist, ma arvan, et sealt algas minu eneseareng, mis siis kogu kestab ja ma avastan nii palju põnevaid asju. Nii et nüüd täna ma unistan kergusega võrreldes siis versus siis see varasem periood. Mina võin ühe näite siia tuua nagu sellesse aega jällegi teadmata, kuidas siis nagu teadlikult unistada või mida teha, aga alateadlikult võib-olla ma midagi juba nagu oskasin teha. Igal juhul ikkagi nagu teadsid, mis ameteid sa teed ja mida sa tahad, eks, aga kõik see, kas elukutse käib nagu unistamise juurde või käiega nagu täpselt ei tea, tundub nagu siuke nagu kohustuslik valik, mis sa pead tegema. Ja siis mul sattusin, kui ma õppisin rätsepaks, siis oli ka võimalus minna välismaale õppima Soome, mis tollel ajal oli suht nagu siuke nagu vau, piirid on just ju alles avatud. Ja veel veeta siis üks õppeaasta Soomes oli minu jaoks nagu nii oluline või et ma nagu nii tahtsin sinna minna ja sain ka valituks, et ma lähen sinna ja ühel hetkel on vastuseis ees, kool hakkab 15. august Soomes ja meile öeldakse, me ei saa viisasid selleks ajaks.
1. septembril meil ei ole veel viisasid, me ei tea, kuidas me seda saame. Ja tol hetkel ma olin isegi nõus palvetama ja ma isegi palvetasin seal, ma ei tea, kellegi poole, suurema poole, kes on minust võimsam, et palun tee nii, et ma saan sinna Soome ja me saame need viisad ja ma olin nagu hästi fokusseeritud ikka sellele, et nagu lahendusel, et me oleme seal kohal. Ja siis 6 aega hiljem me siis olimegi seal kohal, mis oli nagu nii nagu võimas, aga tol hetkel ma ei teadnud, nüüd ma tagantjärgi oskan nagu seostada kõik need sammud, mis ma siis nagu tegin tol hetkel, et see oli nagu see toetav tegevus. Ehk siis nimetame seda alateadlikuks unistamiseks. Jah, lihtsalt andekas. Ja, aga mida me siis oleme saanud teada unistamise kohta tänaseks, et toome need põhipunktid välja ja siis vaatleme neid kõike lähemalt. Et ma tooksin välja ka veel selle, et me mõlemad Riinuga oleme nii teaduse usku kui ka kosmose usku. Ehk siis väga hea fakt on see, mis meid toetab, et unistused toimivad mõlemal tasandil. Ja neid me toome siin ka välja mõlemaid poolt vaadatuna. Aga mis need siis võiks olla, et kui kiiremalt üle vaadata, siis et kõige olulisem on unistuse selge sõnastamine, siis selle kirjalik ülesmärkimine, visualiseerimine. Mina isikliku vaatenurgana toon välja ka proovimise, et räägime sellest ka eraldi. Ja siis sammude seadmine ja tähistamine. Ja nüüd tekib küsimus, või ka tegelikult minul tekkis küsimus, et mis vahe on üldse siis unistamisel ja eesmärkide seadmisel? Mis sa, Riinu, arvad sellest? Kui üldse mitte teadusesse kuskile nagu tugineda, vaid ainult oma sisetunde najal öelda, siis unistamine on see, et asjad, millest sa kas kuuled või kuskilt saad nagu inspireeritud ja mis kõnetavad sind, panevad silma särama. Minul tekib alati see tunne siis sel hetkel, et ma nagu tardun ja jään suu ammuli midagi vaatama ja ma tunnen, et ma tahan sellest osa saada. Siis ma saan aru, et see on midagi minu jaoks, kui mingid asjad on siuksed, mis on ka nagu ülivõimsad, vaatan kõrvalolijaid, eks ole, tahavad silmad särama ja minul ei teki emotsiooni, siis see ei ole nagu minu jaoks ja siis ta tuli, ma elan kellelgi kaasa ja tuli ja läheb, eks ole. Eesmärkide seadmine tundub nagu minu jaoks see, et kus juhiks õppinuna, ärijuhiks õppinuna, eks ole, tead, sead eesmärke, nendel on kindel tähtaeg alati. Sa paned nagu tähtaja paika, sa paned tegevusplaani paika, sa paned strateegia paika, ehk sa ise kujundad seda unistustel, lased natukene, võib-olla mõni unistus on ka siuke, millel lased nagu olla ja märkad ainult märke, eks ole, et kas sa toob õigeid inimesi sinu juurde või siis voilà, toobki selle müstilisel kujul sinu juurde. Ja just nii see on ja võib-olla siis nagu kui detailsemalt võib-olla natuke selgitada, siis ma arvan, et see oleks umbes nii, et tegelikult nad on ju võrdsed. Unistus versus eesmärk, tegelikult nad peaaegu on üks ja sama. Lihtsalt eesmärkide seadmisel sa kasutad rohkem ära seda jõudu, mis on sinu enda sees, sinu õpitud, omandatud ja sa tead, kuidas asju lahendada, aga teadlikus unistamises sa kasutad ära alateadvusjõudu ja võib-olla natukene lased lahti nendest raamidest, nendest piiridest ja vaatad, mis hakkab juhtuma. Et see on väga põnev teekond. Sest samast tuues seesama näide, kui ma lähen nagu Soome õppima, siis ootasime viisat ja minust ei sõltunud enam mitte midagi. Et kas ma saan sinna või ei saa minna, et selles suhtes ma olin lihtsalt ootel, aga kuna ma nagu nii väga tahtsin, siis mu fookus oli selle peal, et ma kujutasin ette, et ma olen seal koha peal. Aga ma ise olin juba panustanud juba kõik, et ma saaks sinna. Või jah. Meie ju tegelikult enam üldse ei mõtle kuidagi teisiti, me kutsume seda magic'uks, eks ju, et mõttejõuks, et kui me oleme heal tasandil, siis mõtleme ja kohe on vastus, eks ju. Aga tegelikult on teaduslikult ära tõestatud kõik need samad sammud, et mis hakkab juhtuma siis, kui sa millestki mõtled. Ja see oli päris huvitav.
et näiteks kui sa oled midagi välja mõelnud ja keskendud sellele nagu intensiivselt, siis mida teeb sinu aju? Et see aju hakkab, ütleme, et aju hakkab sinu fookusele siis mõeldes, nii-öelda tegutsedes ennast ümber programmeerima. Ja ta tegelikult mõjutab kõiki sinu otsustusprotsesse. Nii-öelda vaimses või esoteerilises võtmes me arvame, et see on magic, eks ole. Aga mis nagu veel juhtub, et käitumine hakkab muutuma, et kui sa millestki kogu aeg mõtled, siis tegelikult sa ise ei pane isegi tähele, et sa käitud teistmoodi. Et toome sellise näite, et kui sa unistad mingist töökohast, mis sulle endale tegelikult tundub antud hetkel nagu mitte käeulatuses olev, ja? Et sa arvad, et sa ei ole veel selleks valmis, siis kui sa hakkad sellest unistama, siis sa tegelikult juba käitud niimoodi, nagu sa oleksid selleks valmis. Ehk sa muutud natuke enesekindlamaks ja võib-olla ka räägid sellest rohkem ja siis seega hakkavad nagu need inimesed vastu andma seda sama mõtet sulle. Nii et inimese mõtteviis otseselt mõjutab tema käitumist. Aga kuidas on külgetõmbeseadusega? Külgetõmbeseaduse koha pealt ma võin tuua nagu sellise näite, eks ole, et külgetõmbeseadus on sarnane tõmbab sarnast. Seda võib seostada nii selle esoteerikaga, kui ka see on ka teaduslikult ju tõestatud. Aga samas ma arvan, et seda on kõik tähele pannud, kui me oleme ostnud näiteks uue auto. Kui ma ostan omale auto, ütleme oranži auto. Ma ei ole ennem võib-olla nii äge oranži auto, eks ma pole eriti kellelgi seda näinud. Ja siis sa sõidad selle oranži autoga, igal teisel on see auto. Sa näed seda iga nurga peal tuleb sulle vastu ja mõtled, et kuidas ma nagu seda ennem tähele ei pannud. Või mingi automudeliga on nagu sama, eks ole, et ei pea nagu isegi värvist kinni olema, aga ostad sellise auto, nii äge, polegi näinud, et inimestel seda on. Statistikat ei taha vaadata, palju seda või ei viitsi vaadata, palju seda siis müüdud või ostetud on, aga siis hakkad igas parkla nurgas näed seda samat autot, mis sul on. Ja, ehk siis tundub, et tõmbasid külge. Tõmbasin ligi need autod, aga ma võin ka nagu teadlikult nagu öelda, et kui nüüd mul see auto on olemas, ma tean selle olemasolust ja ma märkan seda sama mudelit lihtsalt rohkem, sest aga enne mu fookus ei läinud lihtsalt nende auto. Nad olid samuti olemas seal, aga lihtsalt mul fookust ei olnud. Jaa, seal on olemas tehtud selline uuring juba päris ammu, et 68. aastal, kus oli siuke grupp, et õpetajad ja õpilased ja siis õpetajatele öeldi, et osad õpilased on nii-öelda teistest targemad, ehk siis jutumärkides. Ja õpetajad ei teadnud seda ja siis selguski, et need õpilased hakkasid paremini õppima, aga mis oli tegelikult selle asja mõte oli see, et õpetajad kohtlesid neid natuke teistmoodi. Nad kohtlesid neid nagu targemaid õpilasi, mis oli alateadlik käitumine ja õpilased saidki targemaks, sest nad tajusid palju teistsugusemat kohtlemist, mitte nende ootustele vastavalt. Ja siis seda võibki nagu teaduslikus võtmes siis kutsuda külgetõmbeseaduseks. Sul oli üks hea näide veel ka ühe töökohaga. Ja, mis jõud siin nagu töötasid, ma täpselt ei tea, aga ühel hetkel, kui ma olin valmis siis kokast karjääri tegema, ma tahtsin õppida juurde ennem, kui minust saab peakokk, aga ma sisemiselt tundsin, et ma olen nüüd valmis. Läksin õppima ärijuhtimist ja olles kas teisel kursusel äkki, ja aasta võis olla kuskil 2000 siia sinna. Ja Hotell Olümpia on selline suur koht, mis mind on nagu alati tõmmanud sellise aukartust äratava nagu majana või ikkagi suur lugupidamine selle maja vastu. Ja nägin kuulutust, et nad otsivad toitlustusjuhti. Ja entukas, nagu ma olen isegi süvenemata, mida see töökoht endast kujutab, olles alles nagu laeva peal vanem kokk. Ja ma olen ju toitlustuses sees ja ma õpin ju juhiks. 2 asja panen kokku, toitlustus pluss juht. See on täpselt minu töö, kuhu ma tahan minna. Ja maja ka selline, mis kutsub ja saatsin oma CV ära.
teadmata, kuhu ma siis lähen, ilmselgelt ma isegi tagantjärgi vaadates üldse ei imesta, et ma sealt nagu mingit tagasisidet ei saanud, võib-olla tuli ka, ei mäleta enam, võib-olla tuli ka see ilus äraütlev teade, aga igal juhul intervjuule mind isegi ei kutsutud. Ja seesama pakkumine tuli mulle tagasi 10 aastat hiljem. Täpselt sama töökoht, täpselt sama maja ja nad otsisid jälle toitlustusjuhti ja kuna see oli mind kutsunud ja ma nägin nagu selles samas seda nagu vimkat, et kui sa midagi väga tahad, vahepeal unustad ära uued töökohad, uued kogemused, minust oli kasvanud välja juba restorani juht, erinevaid pop-up asju, igal juhul kogemused olid ka juba taga, et ma olen palju rohkem valmis selleks tööks ja võimalus tuleb uuesti. Unistad ju sellest sinna majja pääsemisest ja järgmisel korral, teisel korral siis see nii-öelda õnnestus, jälle Riinu kandideeris. Nüüd ma juba teadsin enam-vähem, kuhu ja mida ma lähen, aga hirmutav oli ikkagi, sest see amps oli päris korralikult kõrgemale. Aga sa said sinna? Aga ma sain sinna, jaa. Nii et kui küsime sellest, et kas ainult mõtlemisest piisab, siis tegelik vastus on ju ei, suur ei. Ja, et kui sa ainult istud kodus ja unistad, siis ilmselgelt ei saa sa ei seda töökoha pakkumist või mingit muud asja, et mõttejõud siis töötab ainult siis, kui see viib tegudeni välja ja selleks siis põhiliselt 3 asja. Mõtle välja, visualiseeri, tegelikult ka jälgi võimalusi ja siis tegutse. Ole kohal ja märka, mis elu pakub sulle. Jaa, et oleme nüüd rääkinud sellest, kas ja miks on oluline unistamine ja meile see ilmselgelt oluline on. Aga kuidas siis peaks need unistused endale nähtavaks tegema? Ja selleks on nii palju erinevaid võimalusi, et ma arvan, 15 aastat olen tegelenud sellega ja katsetanud mitmeid erinevaid viise. Et kui esimene kindel põhi oli, siis alus oli selles, et sa kirjutad oma unistused ülesse, siis järgmine oleks siis see, et toome nähtavale. Ja Riinu, mida sa kasutad selleks täna? Kui sina ütled, et sa oled nagu teadlikult seda teinud 15 aastat, siis ma arvan, et mina võib-olla natuke üle 10 aasta, kui ma tegin esimest korda teadlikult, panin nagu unistused kirja või rivvi, et ma ennem, praegu küll ei mäleta, et ma ennem seda oleks nagu nii otseselt teinud, muidu ketravad need asjad peas ja ma ütlen ikkagi suht kergelt on vajalikud asjad minuni jõudnud. Aga siis tegin esimest korda ja tegin nii kirja panemise kui ka peale seda siis visualiseerimisega. Ja täna räägin ka läbi omal koolitustel samamoodi, eks ole, et inimene mõtleb tegelikult piltides. Et kui ma ütlen auto, siis igal ühel on mingi autopilt, olenemata, kui ma ütlen kastiauto, siis on ka jälle erinev pilt erinevast kastiautost. Kui ma ütlen roosa elevant, on erinev siuke roosa elevant silmade ees, eks. Et meil mingid pildid moodustuvad sinna silmade ette ja läbi selle siis meil töötab, eks ole, kas parem või vasak ajupoolkera. Risti tehes meil töötab üks ajupoolkera, pilte tehes meil töötab teine ajupoolkera ja anname tervele ajule siis nii-öelda tööd ja tegevust. Aga minule läbi aastat on võib-olla rohkem sobinud see kirjutamine, et ma teen nimekirja valmis ja neid pilte, võib-olla ma olen teinud siukse kaks nagu pildimaterjalina siis nii-öelda unistuste tahvel siis eesti keeles, eks. Ja inglis keeles siis kas dreamboard või vision board, et kuidas keegi nimetab, eks ju. Aga siinkohal minul on nagu ka küsimus tekkinud nagu samamoodi, et kumba pidi ta siis töötab nagu paremini, kas siis, kui ta on meil kogu aeg silmade ees või siis, kui ta kirjutame selle lahti ja paneme ta lauasahtlisse või kuskile ununeb, et... Hea küsimus, aga mul tuli korra veel üks küsimus või õigemini üks mõte sellega, millest võiks rääkida kirjutamisest. Et minu käest on mitmel korral küsitud, et kuidas on õige seda teha, kas ma teen midagi valesti, kui ma nüüd teen nii või kas see on õige või kas see on vale, et kui ma alustan nagu nende unistuste kirja panemisega.
et noh, ega seal ju ei ole mingit kindlat kuidas järjestust või reeglit, et aga mis on kogemus, on see, et ära muretse selle üle, kas seal on midagi valesti või õigesti, kas neid unistusi on liiga palju. Hea küsimus on ka see, kui palju neid olla tohib. No täpselt nii palju, kui sul neid on. Ja siis on selline küsimus, et kas see on realistlik unistus? No ma ei tea. Kõik on peaaegu kõik on realistlik unistused. Muidugi, kui sa oled juba 50 ja soovid olla 25-aastane ja ma ei tea, me naarame ikka Inglismaa tulevane kuninganna, siis ilmselgelt see ei ole võimalik. Mina ütlen absoluutselt kõik on võimalik. Ei usu. Kas ma 50-selt saan 25 olla ja sünninumbrit ma ei muuda, aga välimust ma saan alati muuta, eks ole, et aga oleneb jah, mis vahenditega. Ja põhimõtteliselt tegelikult kirjapanekul pane kirja kõik see, millest sa päriselt unistad. Ära mõtle mitte millegile, ära karda, et midagi on valesti, lihtsalt pane kirja ja aja jooksul sa lihtsalt õpid oma unistusi selgemalt väljendama, detailsemalt, saad aru ja mida rohkem sa mõtled nende peale, siis võib-olla kui sa esimese listi kirjutasid sellise, siis seda nagu ümber tehes järgmine kord sa oled juba palju detailsem ja targem. Nii et pane kirja, nii nagu see muutub kogemusega ja täpselt, et kuidas ma seda kirja panen ja need esimene kord võtta kas või see ajalimiit omal etteks, et siis mul ei ole aega nagu üle mõelda ja ta on nagu ajurünnak, kes on ajurünnakut teinud. Tulist kõik, mis pähe tuleb, ükskõik kui palju see naerma ajab. Ma naeran hiljem nende üle. Ma vaatan hiljem, kas ta vastab nendele mingitele tingimustele, eks ole. Et eesmärgid peaks vastama smart tingimustele, et ta oleks eesmärgi kvalifikatsiooni alla läheks. Aga unistusedel ei ole mingit piirangut. No, ütle, ma ei tea, tahan siniseid juukseid. No, pane kirja, tuli täna see ja homme vaatad, no, püha Jeesus tõesti, kas ma tahan neid siniseid juukseid ikka. Ja, et need mõttemänge, nendest me räägime ka natuke hiljem lähemalt, et kuidas siis leida üles oma unistused, et kui sa pole harjunud seda tegema, siis võib-olla kohe nagu ei oskagi. Aga no ma usun, et kui sa juba hakkad tegema oma inspiratsioonitahvlit, siis sinna võiksid jõuda need nagu nii-öelda need päris unistused, millele sa paned ise taha selle sõna, et see on nüüd päriselt see, mida ma tahan, et see ei ole hetke emotsioon, eks ju, et see on see, mida ma soovin. Ja mismoodi siis seda väljendada, siis no mina olen teinud väga palju kordi, enamus ajast ma olen teinud siis seda inspiratsioonitahvlit ja näiteks kunagi alustasime sellest, et lõikasime pildid välja ajakirjadest. Mis, ma ei tea, kas tollal äkki ei olnud nagu muid variante, aga seda me tegime gruppides, mingites töötubades ja see oli päris tore sõpradena. Ainuke miinus sellel oli see, et need pildid ei vastanud tegelikult päris sellele, mis ma tahtsin. Nad olid nagu sarnased, nad nagu selle mingi mõtte andsid edasi, aga tegelikult ikkagi, kui ma vaatasin neid, ta ei pruukinud pärast kõnetada enam. Sel ajal oli ikka päris palju seda, et kogusid kogu aeg ajakirju, nägid kellegil vedelesid ja siis isegi mingites salongides said küsida, teil on need, mis te vanade ajakirjudega teete, kahmasid neid omale kaenlasse. Et oleks meeskondadega teha ja siis mingid ajakirjad jälle jõuavad sinuni, siis lappad pooled pildid on välja lõigatud, siis ütled, et kas keegi varastas mu unistused nüüd siit ära või? Et seda ei saa iseenesest keegi teha, eks. Et küll sa leiad, mina ütlen nagu ühe sellise asja, et minul üks üle 10 aasta vana tehtud vision board on siukse pildiga, millel on küll pilt, minu arust on kuskilt Aasia riigist või kuskilt kaugelt, aga ta on nagu avatud vannitoast, kus on nagu suured aknad, see on küll torn majas hästi kõrge, nii et sul on pilt linnale, aga mind see nii nagu võimsalt inspireeris, et mul täna ei ole küll samasugune, aga mul on akende all maast laeni aknad ja ma näen aeda, ma ei näe küll suurlinna tulesid, ma näen aeda ja see on nagu üks samm, kust ma nagu seostan seda pilti. Sa mõtled siis vannist näed aeda? Vannis olles näen aeda pikutades seal, jah. Ja ega teinekord see alateadvus
võtab sealt selle, mis toob sulle lähemale selle, mis sa seal pildi peal näed. Võib-olla sa ise ei teagi, mis hetkel võimalik on, eks ole. Kuigi ma olen neid pilte või õigemini näinud ka siis videosid, kus ma saan teha suht samasuguse ja vann sõidab veel õue ka. aga täna me ei ole nagu niulist ulmelist süsteemi veel ehitanud omale. Mina ühe variandina siis mingi 6 aastat tagasi jõudsin selleni, et mind need pildid enam ei kõnetanud ja ma hakkasin joonistama endale oma unistuste tahvlid. Eeldus on ilmselt see, et sa oskad joonistada. Sest et sa pead ju neid pilte ka tahtma pärast vaadata, et sa oled näinud, Riinu, minu oma, et ilmselt kui seal oleks, ütleme, kui ma joonistan selle vormis keha, mida ma siis soovin saavutada, kui see oleks kriipsujuku, eks ju, siis ilmselt ei oleks see. Samas ta ajab nagu naerma kriipsujukku, sest me just alles hiljuti tegime ühe töötoa, kus oli samuti sellel ajal, kui algul pani kirja omal siis mingit teatud arv, see oli siuke, ei olnud nagu väga pikk töötuba, et oligi nagu limiteeritud arv, aga mis sul esmaselt pähe tulevad lühikese aja jooksul. Ja siis sa paned need pildid joonistusse ja sest pilte meil ei olnud reaalselt aega otsida, sa joonistad need omale ja mis siis nagu juhtus, et kui inimesed kirjutasid, nad olid hästi süvenenud. Nad olid mõnel külmkortsus, keel suust väljas, nad olid hästi süvenenud ja kui nad hakkasid joonistama, nad hakkasid naerma. Nagu see emotsioon, sa tõstsid see emotsiooni, samas kogu siuke energialaine, eks ole, tõusis, et siuke positiivne energia tuli ruumi palju rohkem sisse ja samas see ongi see, et nii-öelda see tänulikkuse tunne, see hea tunne, kerguse tunne, et ma olen seal sees ja need kriipsujukud, tahan vormis keha. Mina joonistaksin sinna tõesti kriipsujukku ja teeksin võib-olla sinna keskkohta kõhu peale mingi 6 punni, et see on six-pack, eks ole. Et siis läbi huumori prisma lahendaks nagu seda teemat, aga mina ju peast tean, mida see pilt presenteerib või siis mida see pilt esindab, siis millist minu mõtte. Ja, aga tegelikult oli see joonistamine päris vahva. Selle miinuseks võib-olla ma tooksingi selle, et kui ma väga palju kodust ära liikusin, käin nagu ringi, siis nad ei ole mu silma ees ja ma ei leidnud ka kodus võib-olla nii head kohta, kuhu siis teda panna, et ma nagu näeks teda kogu aeg. Ja seetõttu ma siis nüüd sel aastal asendasin digitaalse variandiga. Ehk siis otsisin internetist kõik need kõige ilusamad pildid, mis mulle seda emotsiooni tooksid just konkreetselt selle unistuse kohta ja tegin siis arvutile taustapildiks. Nii et iga päev ma teen ju arvuti lahti ja olen ka harrastanud siis selle nii-öelda sellega natuke siis töötamist eraldi, et kuidas siis, et see peast ka kõik läbi käiks. Nii et just see pildi kujul ja seinale toomine on kindlasti üks kõige lihtsam lahendus, ma arvan. See on siis see variant, kui sa tood, ta on sul igapäevaselt olemas, eks ole, et sa töötad taga läbi üks variant, aga teine variant, öeldes, kui mina olen teinud, siis ka teen selle listi valmis ja ta läheb mul kuskile ühte kohta. Oleme elukaaslasega teinud päris mitmeid liste, paneme sinna kõik, mis torust tuleb, vahest 50, vahest 100 ja nüüd, kui alles hiljuti kolisime, siis need listid tulid välja, vaata, mis me siin teinud oleme, ka siis 5 erineva aasta nagu need. Ja isegi siis, kui ma ei ole sellega nii-öelda igapäevaselt teadlikult tööd teinud, et saime pooled maha tõmmata. Vaata, kuule, see on ka tehtud juba, see on ka tehtud, mis tundus võib-olla tol hetkel nagu suht ulme. Ehk siis seda nagu mõeldes või sellele mõeldes siis tundub, et kõik toimib, see jõud toimib ka siis, kui sa seda iga päev ei vaata. Aga ma arvan, et see vaatamine nagu võib-olla annab natuke juurde ka. Ta annab juurde, aga võib-olla seal ongi see mingi jõud taga, eks ole, et see tuleb kuskilt keegi teine toetab, keegi toob selle mõtte esile ja siis sa nagu märkad, et mõni unistus mul on olnud ju 20 aastat kukles. Jah. Tiksub ja siis tuleb keegi ja ütleb, kuule, ma tahan seda teha, siis kuidas sina tahad seda teha, see on minu unistus, eks ole. Siis teeme koos selle ära, et ja nii ongi. Just. Aga mis variante veel on, et kõik ju sõltub sinu enda olemusest, et kuidas sul kõige paremini töötab, et näiteks ühe variandina veel siis, et mitte ta pildina välja tuua, sa võid kirjutada, ehk siis pidada näiteks päevikut, et vaatad oma unistuste nimekirjal otsa ja kirjutad iga päev näiteks, kuidas sa seda
elu elad juba, kus sul need kas asjad või tegevused on olemas. Et see on väga emotsionaalne kindlasti, sinna tekib hästi tugev emotsioon taha. Või kui sulle meeldib rääkida, siis afirmatsioonid. Või lindista ja kuula. Jah, ma ütlen, see rääkimine on, ma olen seda teinud ja see ei olnud minu teema. Ja siis ma salvestasin need, kirjutasin üles, salvestasin ja iga kord, kui ma selle käima panin, see tekitas minust sellise naljaka tunde, et ma naersin kõigepealt. Ja tegelikult see minu jaoks ei töötanud. Ma ei tea, kas oled katsetanud, Riinu? Ma olen ise küll lindistanud, aga võib-olla ühel hetkel oli naljakas juhus siis, kui ma lindistasin autoga sõites, mul oli lihtsalt igav ja siis ma laulsin oma et kuidagi nagu seda igavust peletada ja siis ma mõtlesin, et üksinda on juba igav laulda, siis ma lindistasin seda enda laulu ja siis me laulsime koos selle lindiga et ma võin siis juba 2 häält, eks ole, kes laulsid 2 häälne. Et see oli nagu nii naljakas, aga ja unistuste poolt ma ei ole nagu teinud. Ma olen küll mingeid afirmatsioone küll lindistanud, aga siis ka minu jaoks need ei töötanud, et ma pean kas läbi mõtlema või läbi rääkima ja kui tal antud hetkel on nagu minu sõnast tuleb nagu jõud taha, mitte ja minu emotsioon, kas see emotsioon tuleb taha või ei tule taha, et mõnikord ta tuleb, mõnikord ei tule. Ja, no mis on minul veel väga hästi töötanud, on visualiseerimine. Et kuidas iganes, kas sa võtad selle lihtsalt visualiseerimisena või teed seda meditatsiooni käigus, mis sulle endale paremini sobib. Et aga kui küsida nüüd, et mis asi see üldse on, et kõik ei tea, mis see sõnagi võib-olla tähendab. Eks ju siis ma arvan, et õige sõna on ettekujutamine, selle läbi elamine, kogemine mõttes siis nii-öelda mõttetasandil. Et vaatangi, seda ma teen küll teadlikult ja 2 varianti, kas võtan päeval selle aja, kui ma olen üksi kodus ja ma tean, et mind keegi ei sega parasjagu, või siis õhtul enne magama minekut voodis, aga seal juhtub alati see, et ma jään mingil hetkel magama. ja ma ei tea, kui kaugele ma jõudsin, et siis oma unistuste ettekujutamisega. Siis see, et selle heas kohas magama ja võib-olla unes jätkub, unenäos jätkub see ja siis on kas hommikul mäletad või ei mäleta seda unenägu. Aga seda kujutlemist on väga hea, sest ma arvan, et igaüks oskab ette kujutada, et kui ma lähen nüüd suvel randa, rannas on igaüks käinud, eks ole, et kas ta on nüüd Eesti rand, kas ta on nüüd välismaa rand, on ta üksik rand Eesti saare peal või on ta siis palmi all või rahvast täis kohas, eks ole, kõik see on see täpselt, mis on sinu koht, eks. Et kuhu sa ennast kujutad, aga võib-olla see ei ole ka rand, võib-olla see on talvine suusakuururt, kus sa istud seal kohvikus, jood kuuma glögi või oled seal mäe peal või oled matkamas hoopis või istud seal lumetuisuga, möllad mererannas öösel kell 2 mingil matkal. et mis on see sinu koht, mis paneb sul nagu tõmbab suu kõrvuni või tekitab just selle hea tunde? Nägin just siit viidet selle kohta, et teadusuuring jälle annab meile teada, et aju ei tee vahet reaalse kogemuse ja tugeva visualiseerimise vahel. Nii et andke minna. Nii nad unistamise kohta ütlevadki ja sellest suhtes ongi see, et ära kujuta ette, et kui sa saad seda, et kuidas sa saad seda, vaid kujuta ette, et sa oled selles kohas, et see toimub nüüd ja praegu. Sa oled selle juba saanud. Jah, et see on sul olemas, et see on nüüd ja praegu. Aga mis meid veel võiks aidata, et näiteks sellised füüsiliselt mingid konkreetsed sümbolid, meened, abivahendid, et isegi ei osanud nagu ennem nende peale mõelda, aga tegelikult hetkel ma just ühe sellise oma seina peale riputasin, ja mis kuulubki siia alla, ehk siis maailmakaart, mis on siis kraabitav ja kuna ma olen suur reisihuviline, siis seal sai siis maha kraapida kõik need kohad, kus sa juba käinud oled. Ja imet, mida ma siis avastasin. Maailm on nii suur ja lai ja ma olen käinud nii vähe, et see osa, mis sai lahti kraabitud, on ikka imeväike sellest ja nendest võimalustest ja ma tundsingi, et antud hetkel ma tahan seda reisimist nagu tuua rohkem just oma ajule, mitte isegi ise endale, et mina nagu mõtlen selle peale, mis võimalused mul on ja nii edasi ja võib-olla natukene blokin seda mõtet, aga et ajule iga päev näidata seda käimata suurt maailma pilti ja suunata oma mõte sellele, et ma tahaksin ikkagi käia
enamus kohtades, kui vähegi võimalik. Mina sattusin ühte filmi vaatama ja seal, see oli lihtsalt üks lõik, raamatupoe omanik siis ütleb oma kliendile, et kes lappab ütleme, raamatut palist ja räägib selle loo ära, kui äge seal palil kõik on ja see on täpselt sinu jaoks, kui sa tahad nagu sinna minna ja siis ütleb jaa, kas sina oled palil käinud, küsib siis müüja käest ja müüja ütleb ei, aga ma lugesin seda raamatut. Ja siis ta ütleb, soovitab veel, no näiteks Mehhiko kohta on seal teine raamat, eks ole, ja Mehhikos on sellised ja sellised asjad ja seal on sellised asjad, sa oled siis Mehhikos käinud? Ei, aga ma lugesin seda raamatut. Et jällegi annab ajule toitu, et nendes kohtades ma olen käinud ja vahest niimoodi visualiseerides ei saagi aru, et kas see on nüüd déjà vu moment, kui sa sinna satud või siis ei ole. Või siis, kui rääkida unistamisest praegu reisimisega seoses, tuleb mul siuke mõte, et mingi hetk aastaid tagasi ma panin omale Facebooki siis mitte profiilipildiks, vaid mis see teine on, see taustapilt seal üleval, panin ka Valgest rannast suht tühi rand, aga seal oli vist 5 või 6 varju üleval ja siis need lamamistoolid ja need olid nendest õlgedest või bambustest või millega need lamamistooli varjud seal peal olid. Ja jällegi ei mäleta, kus käisime kuskil purjetamisreisil ja kus me purjetasime erinevaid neid üksikuid saari ja neid üksiklasi randasid läbi ja siis astume ühte randa ja siis ma vaatan seda pilti, täielik déjà vu, et ma olen siin ju olnud, aga tegelikult ma ei ole siin olnud. Ja kas ma nägin seda unes või kus ma nägin ja siis üks hetk lahvab, et see on mu täpselt koopia mu sellest Facebooki siis sellest taustapildist, no täielik koopia. Ma olin nagu ülihämmingus. Aga sa ei tea, kus see pilt tegelikult pärit oli, jah? Pildi asukohta vist ei, äkki ma ei uurinud pärast, jah, aga kui ma praegu mõtlen, siis me olime arvatavasti Tais. No põnev on ju, aga üks hästi huvitav soovitus veel siit, mille ma leidsin, et kuidas siis unistustega toimetada, on rollimäng. Tundub mulle natuke creepy. Ehk siis, et käitu nii, et sa oleksid juba selle elu osa, mida sa soovid saavutada. No, ma kujutan ette seda niimoodi, et kui sa tahaksid olla näiteks, ma ei tea, rikas, et siis sa, ma ei tea, lähed restorani ja siis lööd ühe õhtuga mingi suure summa raha laiaks ja näiteks ma tõesti ei tea, kuidas see nagu töötab päriselt, sest et siia kuulub ka see lause, mis tegelikult minu puhul ei ole töötanud, fake it till make it, et seda mingis enesearengu etapis hästi palju seda soovitati ja ma katsetasin seda ja see ei töötanud minu puhul. Mina vist oma seda aju ära ei feikinud, mitte kuidagi. Minu arust üldse tänapäeval, sest ka kogu maailmas on süsteem natukene muutunud ja see ei tööta enam sellel nii-öelda lainepikkusel siis ja et selles suhtes ja mul ka, sest feikimine või siis, kuidas eesti keeles on feikita, on teeskle. Teeskle, kuni sa selle saavutad, et siis ma lähen seda nagu läbi jõu tegema. Et või no samas ka afirmatsioonide puhul ja ma olen väga võimas, ma olen väga äge naine, aga kui ma seda ise ei usu, siis ta läheb nagu läbi sunni nagu selle taktika, et siis ta ei töötagi. Aga sellel juhul, et noh, et kuidas seda proovida, et ma panen täna ma ei peagi seda kogu kuu palka, eks ole, pärast vaatan 30 päeva imen näppu ja ühe korraga löön siis oma palga sirgeks. Et ja siis olen võlgu kõik üürid ja asjad, eks, et pigem siis pane täna omal parimad riided selga, mis sul on, eks, et lükka selg sirgeks, võib-olla sa oled täna juuksuristust tulnud, võta võib-olla meik sinna juurde või tee ise omale meik, eks ole, kui sa seda muidu ei kanna ja mine proovi autosalongi, proovi ühte uut autot, mida sa ei ole kunagi proovinud, sa tunned täna hoopis teistmoodi ennast ja see võib-olla on natukene hirmus minna salongi, sest ma tean, et kui mina sinna siseneks, mul küsitakse 1000 muud küsimust, millele ma ei oska vastata. Auto peab ilus olema. Ja ma võin seda käekotti ka näidata täna, eks ole, palun selle käekoti värvi mulle see auto, eks, et ma lähen nüüd proovin ja siis hakkavad jälle, et kui ma salongi ütlen, tagasi tulen selle autoga, et kuidas ma siis ütlen, aga ma tegelikult ei tahagi seda. Ehk siis ma juba kuulen siit kõrvalt, et Riinul hakkasid hirmud tööle. Ma tean lihtsalt seda, et ükskõik kui põhjaliku eeltöö ma teen, see on mingi uskumus jälle, saan aru, hakkab nagu üles kerkima, et kui ma lähen mingit tehnilist asja võtma,
siis ma valmistan ennast juba täna ülipõhjalikult ette kõikide tehniliste küsimustega ja müüja oskab mul küsida sellise küsimuse, millest ma ei tea midagi. Täiesti vahele põikena tuli mul praegu meelde üks seik, mis on nii Riinu moodi, et kui ta läks tsiklilube tegema ja siis ma ei tea, palju ta seal juba käinud oli, aga igatahes kui temalt küsiti, et mis tsikli ta sõidab, mis marki, siis mis sa vastasid? Ma ei tea. Imeline ja siis, kui ma läksin koju, sain teada, mis mark see on, siis läksin järgmine tund, ütlesin puhevill näoga, mis mark mul on ja siis küsiti, aga mis mudel? Ma ei tea, läksin jälle koju, tulin järgmine kord tagasi, siis küsiti, nii ütlesin, mis mudel mul on, siis küsiti, aga kas ABS on peal? Niimoodi ühe küsimuse kaupa kogu aeg ja siis mõtlesin, kui palju ma sellest tsiklist pean veel teadma neid numbreid ja asju, mis minu jaoks ei ole olulised, sest ma tahtsin ainult sõita. Ja, just. Aga mina ikkagi nagu julgustan sind seda kuulajat, kes tunneb, et see võiks talle töötada, proovi. Et see, et meile ei töötanud see rollimäng või minule ei töötanud, et siis proovi ikkagi. Et võib-olla see on just sinu teema. Aga võib-olla me proovime seda koos. Paneme kübarad pähe ja lähme mängime daami. Klounist saab daamani. See ei ole minu unistus. Nii, aga unistamine on igatahes lõpus, seda ma tean. Mis variante veel on, et siis üks huvitav variant, mida ma ka ei ole kasutanud, aga ma olen sellega kokku puutunud mingil koolitusel, ehk see on siis vastutuspartner. Või siis ka, ütleme, selline avalik jagamine, et sa räägid oma unistustest teistele. Et see peaks looma sinus siis selle vastutustunde, et sa siis ka nagu midagi teed selle heaks. Või siis nagu leiad sellise sõbra või mentori, kes jälgib su progressi ja siis nagu ka küsib küsimusi. Aga kohe on siin üks küsimus, mida kõik minust küsivad, enamus. Minul on uskumus, et kui ma räägin oma unistustest teistele, siis see ei täitu. Ja kas see vastab tõele? Ütlen ausalt, mina arvasin kogu aeg vastupidist, et see ei ole nii. Kuni ühel hetkel ma hakkasin märkama, et iga kord, kui ma räägin oma mingist heast ideest kellegile, siis see lihtsalt läheb luhta. Kustub? Jah, ja see pani mind nagu mõtlema, et äkki tõesti ma ei peaks nii palju rääkima ja ma olen natukene tagasi tõmmanud, et ma räägin nüüd neid asju võib-olla siis, kui ma olen esimesed sammud teoks teinud, et mitte enam idee tasandil ja mitte seda, et keegi nad mult ära varastaks aga ma nagu näen, et millest ma palju ja suure entusiasmiga nagu räägin idee tasandil, siis ma ei jõua sinna millegi pärast. Mina olen just algus olnud küll vastupidi, et kui ma midagi tahan, mis mind paneb nagu särama, siis ma ennem pean ise endas selgust saama, kui palju ma seda ikkagi tahan, sest nii kui ma selle välja ütlen kõva häälega, siis ma tean, et ma lähen selle poole, et ma ei loobi nagu niisama neid asju. Aga kui see on nagu selge pilt, et ma tahan seda saada, siis ma olen nagu aru saanud ka sellest, et kui ma üksi oma peas selle nühin teha, siis võib-olla juhtub mingeid asju, aga võib-olla ka mitte. Aga kui ma räägin selle kõva häälega välja, siis keegi kuuleb sealt ja tuleb kuskilt, ma ei tea, üks inimene, eks siis hakkavad see ümber koonduma inimesed, kes on samuti sellest haakuvad selle teemaga. Ja, kes haakuvad selle teemaga või tema tuttav. Ja üllatust jõudis ka minuni see, et inimesed räägivad minust ka siis, kui mind ei ole seltskonnas. Ja siis... Nii tore ju. Ma elan, eks, et selles suhtes vahet ei ole, kas see on hea või halb, aga sellest jutt liigub edasi, mida mina tahan ja see toob minuni jälle neid asju, et ta loob minu unistust palju suuremaks ja aitab tulla nendele inimestele minu juurde, kes aitavad seda toetada. Ja, äge. Aga enne mainisin, et on olemas ka väga palju põnevaid mõttemänge, mida võiks siis kasutada selleks, et saada teadlikumaks oma unistustest. Näiteks, kui sa tõesti täna nagu ei oskagi unistada. Ja ma olen kohtunud selliste inimestega väga palju. Ja see tundub nagu naljakas, aga täiesti mõistetav. Ja mis need on, et mida ma isiklikult teinud olen, ma räägin kõigepealt nendest, et selline mäng, et mängime siis kiiruse ja mõttega.
et ma ei tea, kust ma seda kuulsin, aga ülesanne oli selline, et pane kiirelt kirja kõik, mis pähe tuleb. Ma ei mäleta, äkki see aeg oli 2 minutit ja kõik, mida sa tahaksid teha, kui raha, aeg, hirm ja mitte ükski teine aspekt ei ole takistus. Et minu arust oli seal 10 asja, aga ilmselt ei ole ka seal vahet. Ja seda tuli teha niimoodi, kui mul lasti seda teha, see tuli nii järsku minule, et ma ei olnud ette valmistunud. Ja see, mida ma sealt pärast lugesin, see üllatas mind igat pidi ennast, et ühe asja, mis mind kõige rohkem üllatas, ma ei tea, kust see tuli, aga see mul siiamaani ka oli Dreamboardil, et ma tahtsin oma elu jooksul olla delfiinide treener. Ma ei tea, kust see pärit on. Ilmselt minu loomaarmastusega seotud, aga ma nagu näen seal seda, et see on vabadusega seotud. See sümboliseerib raudselt minu jaoks seda vabadust, mida ma kõige rohkem enda jaoks ihkan. Ja see sai sinna kirja ja ma olin nii üllatunud ja ma hakkasin nagu uurima pärast, et kas üldse on võimalik selline asi, kas minul nagu sellisest positsioonist on üldse võimalik ja kus see on võimalik. Ja kui ma täitsa jõudsingi nende kohtadeni, kuhu seda saaks minna tegema, siis seal oli selline klausel, et treeneriks ei saa, kui sul ei ole päris kutsumust sellele pühenduda järgmised, ma ei tea, 30 aastat, sest et need delfiinid surevad kurvastusest ära, nad lihtsalt kiinduvad nii tohutult oma treenerisse. Aga pakkumisel oli siis selline abitöölise roll, mis sobiks mulle väga ideaalselt, tegelikult minu nagu selle eluga kokku, et kui ma läheksin näiteks, sätiksin mõne reisi niimoodi, et me läheksimegi kuhugi paika ja ma võiksin olla näiteks 6 aega delfiiniga, iga päev delfiinidega koos, ma oleks nagu eluõnnelik ja mul ei olnud õrna aimugi sellest. Oled sa teinud, Riinu, midagi sellist mänginud kunagi? Ma olen suht sarnast, aga seal oli ka veel paar nagu tingimust juures. Ehk siis sulle anti ka rahasumma ja seda võib nagu mängida erinevate summadega. See võib olla 10 000 eurot, 20 000 eurot, see võib olla 1 miljon, see võib olla triljon. Et sina määrad selle summa ja aju hakkab iga kord nagu täiesti erinevalt tööle. Eks sul aja võid ka panna väiksemate summadega, võib olla väiksem aeg. Aga panedki ajapiirangu, ütleme 1 miljon eurot, 3 minutit, sul on see rahasumma, selle aja jooksul sa pead selle ära kulutama, sa võid kulutada ainult iseendale, sa ei tohi seda annetada, sa ei tohi seda kinkida ega osta mitte kellelegi teisele asju, ainult iseenda jaoks. Investeerimiseks ka ei tohi kasutada. Ja sul on 3 minutit tuli aega ja juhul, kui sa selle aja jooksul seda ära ei kuluta, üle, et raha võetakse sult ära. Kas tundus nagu reaalne, nagu et see juhtubki, et pani su... Tunduski, selles suhtes see paneb nagu sellesse mõttesse, et ma mäletan, mina vist esimene kord tegin, mul oli 300 000, enam-vähem arvutad välja, eks ole, et mis võiks olla mingi asja renoveerimiseks või ehitamiseks ja siis hakkad ja siis vaatad, ostan selle veel ja siis seda tahan veel teha, oota, palju see maksab, palju aeg sa hakkab otsa saama ja siis kes on nagu samas ka, ja on hea, kui sul on nii-öelda see vastutuspartner või keegi sul kaasas, kes sul loeb, see on ka sekundeid, palju sul on alles jäänud. Ja siis viimased 10, mis ma ostan mõned raamatud veel endale. See on miljoni eest. Ja, et kuhu ma selle panen, eks ole, et samas oligi suuri summasid, oli võib-olla natukene kergem. Eks ostangi mingi kalli auto, maja, ehitan sinna basseini, eks ole, et seda miljonit on võib-olla kergem, aga siis sa ei tea neid summasid ju hästi, palju see bassein ikka maksab, eks ole, või pärast, selle peale ei hakka mõtlema, mis see hoolduskulud pärast on. Eks. Kas sa mäletad, et kas sealt on midagi täidega läinud sul? Üks on kogu aeg järjepidevas progressis, see on läbi aastate olnud nagu kogu aeg investeerida aega mahtu siis maamaja arendamisse ja teine on siis elamine oma majas. Kus me täna istume? Kus me täna istume ja mis on, ütleme siis kuskil 80% ikkagi oma kätega ehitatud, renoveeritud. Väga äge. Aga veel selliseid vahvaid mänge, et mida me ei ole katsetanud, nagu me enne rääkisime ka, et siis selline mäng näiteks, et võõra elu eksperiment. Et kujutad ette, et sa ärkad hommikul täiesti teise inimesena
ja siis hakkad ette kujutama, et mis tööd sa teeksid, kuidas see üldse kogu elu välja näeks, kas sa oled õnnelik, mis teeb sind õnnelikuks ja kui see on nagu siis välja mõeldud, siis kas sa tegelikult tahaks ka seda proovida. Või siis selline mäng, et surmatunnil tagasivaatamine, et kujutad ette, et oled näiteks 100-aastane ja vaatad tagasi oma elu peale, et mille üle sa oled kõige uhkem, mida sa oleksid tahtnud rohkem teha, mida sa oleksid tahtnud vältida ja kõik sellised küsimused, nii et ma arvan, et sealt on päris palju üldse nagu tuua praegusesse ellu päris palju mõtteid ja võib-olla ka neid, et kuidas oma elu suunata, eks ju. Aga Riinu, üks põnev mäng, mida me oleme ka koos teinud. ma räägin sellest, sest see esimest korda, kui ma selleni jõudsin, jällegi ma ei tea, kuidas see minuni jõudis, aga no ju siis pidi. Ja selle juures kõige põnevam see, et kui sa võtad oma sõbrad kokku, siis nemad ei teaks sellest mitte midagi. Ja mina siis tookord 2 sõbrannaga, mingil põhjusel, tegelikult on nii, et ma tahtsin ühega seda teha, aga lihtsalt teine sattus ka sinna ja ma kohe kaasasin ta. Ja palusin niimoodi, et kirjutame sedelite peale kõik need asjad, mida me oleme teha kartnud. Ei ole julgenud teha, aga oleksime nagu tahtnud. Ja et võib-olla ma natukene ajasin neile mingit mulli ka seal, et mille jaoks seda kõike seal vaja on. Aga siis ühesõnaga, et panime need siis ühte nii-öelda nõusse. Me ei pannud piirangut, ma arvan, nendele asjadele, või siis oli 10, ma ei mäleta. Ja kui need olid siis ära kirjutatud, siis ma teavitasin neid, et nüüd on olukord selline, et me hakkame neid asju kõik koos läbi tegema ja mingid järeleandmisi ei ole. Me toetame üksteist ja me ületame neid hirme koos. No see oli päris šokeeriv, aga tegelikult, mis minu jaoks oli hästi tore, see, et nende hirmud ja nende üles kirjutatud asjad olid minu jaoks nii lihtsad. Et tol hetkel ma ei mäleta mitte midagi sellist enda jaoks tohutult ületamatut asja. Seal oli tõesti selliseid, kui ma nüüd õigesti mäletan, näiteks üks asi, kus me ka koos käisime, oli telgis magamine. See oli minu jaoks suur puhas rõõm ja teise inimese jaoks suur hirm, eks ole. Aga me tegime seda koos ja see kõik oli nii tore, see võis võtta mingi aasta jooksul, mis tervet listi lõpuks läbi ei teinud, mõned asjad kordusid ka, aga see oli tegelikult väga kihvt. Ja siis teinekord tegime Riinu ja veel mõne sõbrannaga, et mis sa sellest mäletad? See oligi sellest, minu jaoks oli ka see väga äge harjutus, mida me peaksime kordama. Uuesti nagu teha, sest see vanalist on kadunud ja samas aegunud ja nii-öelda maha jäänud. Ma ei teagi, kas see on alles ka kuskil ja see on olemas, me vaatasime seda millalgi, aga ma ütleks, et me oleme ikkagi inimestena muutunud ka, et nüüd oleks õige aeg uus teha. Absoluutselt, sest see oli kuskil 7 aastat tagasi vähemalt tehtud. Ja ma mäletan tänu sellele, ma arvan, et me oleme jõudnud Võhandule, ehk siis minul tuleb see aasta ju 7. Võhandu maraton, see oli seal kirjas. Mul on tänaseks tehtud Tartu suusamaraton. Ma arvan, et Vaasalopetit seal ei olnud kirjas, aga Tartu suusamaraton sai mul alles see aasta tehtud. Küll mitte koos kambaga, eks. Aga mis me koos kambaga käisime tegemas, oli ratsutamas. Minu jaoks jällegi, kui sa ütled, mõni on lihtne tegevus, siis mina olen ju seoses noorena moodsa viievõistluse raames ju ratsutanud, aga meil 2 tükki olid need, kes ei julgenud hobuse selga tulla. Ega mina ise ka, ma selle ise korraldasin oma sünnipäeval siis 1 korra ja siis pärast käisime Hiiumaal veel sõitmas. Et tegelikult mul on ka kerge hirm. Aga ta ei ole ületamatu hirm, aga kerge hirm on mul ka nii, et minu jaoks mõlemad korrad olid ikkagi enese ületus, mis oli nagu hästi tore. Et selles suhtes nad on hästi tored, et tol hetkel kuskil mul oli nagu see aimdus, et seal on midagi, asjad, mida me peame tegema, siis mul on olnud kogu aeg siuke aukartus sukeldumise ees või sügav vesi. Ma ei tea, et mul oleks klaustrofoobia, aga ma ei tunne ennast mugavalt kuskile koopasse sisenemisel, eriti kui ta järjest kitsamaks läheb või siis hästi sügavale vette sukeldudes. Et need on 2 sellist mugavat asja või ebamugavat asja. Võib-olla kui on nagu elu-surma küsimus, ma teen nad ära, et see ei ole nagu siuke, aga ma tean, et ma sukeldumist ei pannud sinna. Aga mina oleks plaksutanud selle peale. No ma arvan, täpselt, eks ole. Aga ma mõtlen veel, mis meil seal kirjas võiks olla. Me tegime läbi sellise asja nagu 6 aega suhkruvaba, mis oli keeruline. Siis me tegime läbi
tahtsime teha siis talisuplust, aga me ei leidnud vaba vett ja me lõpuks viskusime lumehangedesse, mis oli veel hullem. Aga samas see oli nagu nii äge emotsioon, et meil on tegelikult Facebooki seinal on vähemalt minul olemas veel pilt, kus me istume seal lumes bikiinide väel. Meil ühel tütarlapsel on prillid ees, mis on täiesti udus ja jäätunud. Ja me lihtsalt keerutasime seal lumes, grill, selle laua taga on siuke pool meetrit lund ja pinkide peal ka, eks ole, et siuke täiesti nagu müstiline pilt. No, ja siis ongi nende asjade tegemisel, sa saad tegelikult sellised väga ägedad hetked omale. Nagu siuke nagu läbi selle, ma arvan, siuke meie sõprus veel sai nagu palju tugevama aluspinna alla. Ma kindlasti soovitan seda mängu just nagu sõprusseltskondades, et see on lihtsalt, tegelikult oli nii äge. On endiselt, eks. Ja samas meeskondades ka, miks mitte see kasvatab ju sellist meeskonna ühtesulamistunnet, et kui kellel on lihtne, siis see toetab teisi, kellel on raske ja me saame ja mõistamegi aru, et kõik ei ole ühest puust tehtud. Sul oli üks mäng veel, mis sa rääkisid palganumbriga. Kuidas see käis? Palganumbriga oli see, et me ju alati unistame, kuigi öeldakse, et palk ei ole sinu motivaator, üks päev on üks, teine päev on teine, tõusevad, vähenevad, siis palganumbril, kui sa tahad ideaalset palka, siis pane täna omal kirja see, mis on see palk, mille eest mis on sinu jaoks nagu siuke nagu võimas palk, no pane siuke korralik summa ikkagi. Ja nüüd hakkame vaatama, kus on sinu nagu tegelik piir või kus sul tuleb nagu siuke emotsioon või hirm ülesse ja korda see summa, mis sa kirja panid, korda see 2. Ja nüüd on see summa kirjas ja nüüd korruta see veel kord 2. Sinna vahele sa peaksid nagu ikkagi tajuma, et mis tunne sul oleks, kui sa sellist palka saaks? Ja, just, et sa nagu vaatad seda numbrit, et need ei ole lihtsalt nagu numbrid, et ma panen sinna nagu, võib-olla sa kirjutad trillion, eks ole, no ma ei usu never, et ma saan trillion kuskil palgaks, eks ole, aga üks asi ei ole võimatu. Mul tuli kohe üks emotsioon endale üles, kui ma ei ole kunagi teinud seda, aga ma hakkasin praegu mõtlema. Ja kui ma jõudsin mingi palganumbrini, ütleme, et siuke 30 000 lõi mingi numbri ette, siis minust tekkis hirm ja selline hirm, et issand, kui kvalifitseeritud ma peaksin olema, kui palju ma peaksin õppima, et sinna ma jõuda, ma arvan, ma ei viitsi nii palju õppida, et ma elaks mugavamat elu. Ehk siis mul on nagu see tunne, et sellise palga teenimiseks peab olema nagu ülitark, hästi, nagu ma ei tea, võib-olla mitmekordse kõrgharidusega, eks ju, et kohe nagu tekkis see mingi ebamugavustunne mul sinna taha. Eks on jällegi mingi alateadlik uskumus kerkis üles, eks ole. Kas ma ei ole väärt seda summat, aga raha... Muidugi olen. Ma absoluutselt oled väärt seda summat, eks ole, aga jälle see mingi uskumus ütleb, eks ole, et oi, selle summa teenimiseks peab olema tippjuht ja mitmekordse kõrgharidusega, aga samas ei pea. See raha, võib tulla igakuiselt, võibki sulle mingi nagu teenusena tulla, et neid lugusid, kuidas on võimalik teenida ilma, et mul oleks 5 korda magistriteks. Et minu üks teekond oli ka nagu vaadates hotellinduses, kus on nagu võimalik jõuda suure korporatiivjuhina, mida ma kõike läbi peaksin tegema. Ma nägin, mu karjäär on vähemalt 10-15 aastat ja siis ma peaksin nagu tohutult õppima, 24/7 tööl olema, ennast nagu tohutult ohverdama, et teha karjääril sellist ja siis ma ei teagi, palju ma saan palka, eks. Et võib-olla ongi see 10 000 see piir, eks. Et samas täna ei pane enam piiranguid, las see summa tuleb, mis ta tuleb ühe projekti eest. Neid on nii erinevaid nagu summasid, mis mul on ühe ja sama töö eest nagu pakutud ja mõned on tõesti võtavad, et praegu on küll veits piinlik, aga no kui pakutakse, ma võtan siis vastu. Harju ära. No täpselt, et sa harjud selle mõttega ära ja siis ongi see, et kui sa jõuad 100 000-ni, et et tunneta seda ära, et numbri väljaütlemine võib-olla ei tekita nii palju emotsiooni, aga kui selle kirja paned, palju on 100 000 null, eks ole, et see ussa jutt, eks ole, ma saan praegu 1200 ja nüüd on 100 000 on rivis, eks ole, et kuhu ma nagu jõudnud olen. Me oleme nagu rääkinud hästi palju nüüd sel teemal ja siis sealt ikkagi läbi käib see hirmude teema, et ma saan aru, et või tegelikult unistuste üks suurimaid takistusi ongi hirm. Ja no ükskõik siis kas hirm selle nagu ajapuuduse ees või et see ei ole ju võimalik ehk nagu nii-öelda rahapuuduse ees või siis no mis iganes, mingisugune hirm, et see on täiesti normaalne.
see on ja minu arust on ka see nagu mingi hetk on see ka saavutus või hirm edu ees või saavutuste ees, eks. Et ma olen ju unistanud, ma mõtlen, mis see siuke suur unistus on. Noh, võib-olla ongi näiteks Yukon on hästi pikaajaline unistus, Yukon River Quest, kus ma see aasta nüüd lähen. Et seda see 2019 sai plaani pandud ja siis see on kuskil kaugel ja siuke natukene turvaline, et iga aasta teen ühe sammu või nagu siis treenid ja nagu siuke kauguses on siuke hästi turvaline ja mõnus nagu uneleda sellest nagu emotsioonis. Ma saan, Riinu, praegu aru, et sul on hirm hetkel, sest see on juba kohe käes. Ta otseselt ei ole nagu hirm, ta on pigem nagu ootusärevus. Aga see oli nagu siis, kui mul paadipartner ütles, jah, lähme, sest vahepeal oli ka see, et kellega ma sinna lähen üldse. Sest mina kukkusin ära. Just, ja paadipartner ütles, et ta on nagu tuleb ja siis me ostsime piletid ära ja siis need on juba ju reaalsed tegevused, et see on ju kohe käes ja nüüd ongi tegelikult enam märtsi lõpp. Ja, kolm kuud, eks ole, ja siis me olemegi seal vee peal. Ja teine, mis on siuke hästi pikaajaline, ka see näiteks siukeste nagu hirmudega või et kui osad unistused, see Yukon on ka siuke pikaajaline unistus ja kui ma mingi hetk vaatasin jälle ammuli, nägin kuskil videot udupeene nimetusega tiibkostüümidega lenduritest. Need, kes lendavad siis ainult oma kostüümidega, lükkavad nagu kiired käed, jalad laiali. Siis minu arust oli nagu nii äge ja nii võimas ja nagu tohutu emotsioon tuli sisse ja et ma tahan seda teha ja sama selle hirm ka, eks ole, kogu selle kõrguse ja lendamise ja kiiruse ees, mis seal on, eks ole. Aga unistus ongi see, kui natukene hirmutab, siis see ongi põnev minu jaoks, eks ole, et ma siis natuke olen võib-olla selle kiiksuga, aga minu jaoks ta on siis nagu põnev ja ahvatlev. Ja kui ma seda jällegi natuke tutvusin ja tutkisin seda, et mis see siis nagu tähendab, siis ma vaatasin, et selleks, et nagu toredasti julgelt lennata saaks, eriti veel siukseid, kui nad tegid siuksed mägede vahel neid täpislendamisi seal, et selle jaoks läheb 6, 7, 8, 10 aastat. Ja kui ma saan nagu 10 aastaga nagu mõnusalt lennata, kui vana ma siis olen? Aga samas mul on ju terve rivi neid seal nimekirjas, eks ole, et kas mingi hetk tundus, et appi mul sellest elust ei jagu. Ja, see on ka hirm, eks ole, et aga kui me, selge on see, et hirmud tulevad ülesse ja vaata neile julgelt otsa, et isegi soovitaks siis, kes on natukenegi teadlik, ma analüüsin neid. Et aga kui sa ei taha või ei pea ka tegelikult sellega tegelema, siis lihtsalt katsu nendest kuidagi üle olla või neid eirata, või et ikkagi nagu proovida unistada. Ta võib ju ka settida natukene, eks, et samas, jah, kui sa ennem ütlesid selle unistuste proovimisega seoses, siis mul samas tuli meelde selle õhus nagu lendamisega. Nüüd see on mul nagu, ma vaatan küll ammuli neid, aga mul enam ei ole nagu nii tahtmist sinna ise minna lendama, sest ma avastasin, et ma käisin parapalaniga rendamas, mille ma olin oma mälust kustutanud. Mitte, et see nagu hullult õudne oli, aga mul ei olnud nagu tore seal, siuke tasakaalu närv oli paigast ära või nagu siuke natuke õrnalt nagu merehaigus või ma ei tundnud ennast seal üleval nagu mugavalt või et ma tahaksin nagu üksinda olla, me tegime seda nagu tandemina ja siis järgmine kord, kui ma vaatasin seda tiibkostüümidega lendureid lendamas, siis mul oli see sama tunne sees, et see on küll tore, aga kui ta ei ole minu jaoks nagu tore ja fun seal õhus, vaid ma ei tea, kas ma lasen püksi või ikkagi mul nagu pea käib ringi või nagu ma ei ole nagu adekvaatselt kohal, mu keha ei ole adekvaatselt kohal, siis ma ei taha seda teha. Ja sa mainisid seda unistuste proovimist, mida ma enne korra ka nagu tõin sisse, et peale seda, kui sa oled siis need silma ette ära toonud, et kui vähegi võimalik on seda unistust proovida, siis proovi. Absoluutselt. Ja et see tegelikult annab sulle päris hästi aimu sellest, kas sa ikka tahad seda, et näiteks mõned näited, et kui sa soovid mingit autot, mida sa kunagi pole, sa isegi tea, aga see on uhke, sa nägid naabrimehel oli, siis mine salongi, tee proovisõit, vaata või siis näiteks, et kui mõnda töökohta tahad, siis äkki saad mingi töövarjuks minna kuskile. Et kui sa asja ajad, siis sa saad tegelikult. Või see meeldigi sulle. Kui Porschega tahad sõita, siis te Porschega proovi sõit, eks. Vaata, kas on nagu sinu jaoks ja see Tallinna tänavatel on ta sinu jaoks. Sest mingi hetk mina sõitsin ka väikse sportautoga
2 istet oli sees, istumine oli nii madal ja sellel ajal käisid nagu ringi kontsakingadega, ikkagi daam kontsakingadega ja siis oi, kui raske sinna sisse oli istuda ja veel viisakalt välja saada. et siis need asjad proovi ära. Just, et unistamistega käib minu jaoks siis kaasas seletamatu maagilisus, selline ilus sõnakombinatsioon. Et kas sina leiad selle üles sealt, sõltub sinust endast. Aga küsimus näiteks, et kuidas saada heaks unistajaks, et see on nagu ka progress, et sa ka näeksid, et need unistused täituvad, siis ma usun, et alustada võiks sellest, et sa üldse hakkad uskuma sellesse protsessi. Ma olen rääkinud väga mitmete inimestega, eriti viimasel ajal selle osa ettevalmistades. Ja tuleb öelda, et enamus nendest või ütleme, pooled ei saa ka sellest aru, miks see on vajalik, kuidas see töötab. Aga väga austan neid inimesi, kes siis isegi ilma uskumata vähemalt on nõus proovima. Ja siis, kui sa oled nõus proovima, siis tegelikult sa ilmselt näed, et mingis osas see töötab. Kui sa näed, et see töötab, siis sa tahaksid sellest natuke paremaks saada. Ja siis sul tekib ka võib-olla see selline soov, et sa tahaks rohkem teada saada, kuidas sellest paremaks saada. Ja märkamatult sa näed, et sa juba oled raamatukogus, otsid riiulist raamatuid või siis sa juba kohtud inimestega, kes täitsa uskumatul kombel ise tulevad sulle rääkima sellest protsessist või sa kuuled mingit podcasti või mis iganes. Ja siis ja ühel hetkel sa oskad seda palju paremini. Ja see võib olla ka väga lõbus, et soovitan kindlasti näiteks teha sellest perekondlik traditsioon või siis sõprade vaheline traditsioon. Et mina teen ühe sõbrannaga, siis vähemalt proovime üle aasta teha koos kahekesi lihtsalt unistada, panna kirja, arutleda. Nüüd ka siis digitaliseerisime selle ja siis jagasime üksteisega ja vaatasime ja tegelikult oli päris tore. Ja natukene oli see oratagumikus ka, et muidu see ilmselt oleks läinud pikemaks, aga kuna me teadsime, saame varsti kokku ja ma olin lubanud, et enne seda on see tehtud, siis tuli ära teha. Et see nagu motiveeriks ka, eks ole. Siis ta oli nagu natuke ikkagi ka see vastutuspartner. Jah, võib öelda isegi niimoodi, et ta sai nagu tehtud tänu selleks ajaks just on ju. Me oleme nii palju rääkinud ja mul on tunne, et me võiksime veel rääkida, aga võtame tänaseks selle osa kokku. Et hea kuulaja siis, kes sa oled tõesti viitsinud selle meie tohutu emotsionaalse loo ära kuulata, et anna meile teada, kas sa said tänasest saatest midagi põnevat, mõne aha-efekti? Mis sa said? Mis sa said, jaa. Ja tegelikult ootaksime ka sinu lugusid sellest, et kuidas sa ise oled oma elus kasutanud teadlikku unistamist või siis mingid ägedaid lugusid, kuidas midagi on niimoodi läinud su unistusteoks, et sa tagant järgi said aru, kuidas see kõik juhtus. Nii et me kindlasti tahaksime teha millalgi veel ühe saate sel teemal, aga seda siis juba koos teie mõtete ja lugudega. Ja jaga neid mõtteid meiega Facebookis, Instagramis ja kui sul ei ole sotsiaalmeediat, siis saad seda teha ka meili teel. Nii et meie meili aadress on keskeaselginemine@gmail.com. Seniks head unistamist ja täiega unistamist, suurel rinnal unistamist ja samas nagu üle võlli ka. Täiega üle võlli. Et ja samas märkamist, kuidas need hakkavad sinu juurde tulema. Märka ka juhuseid, kuigi juhuseid ei ole olemas, aga märka juhuseid, võid ka panna need selle linnukese sinna boksijaks. Juhus. Teeme siis nii ja seniks head unistamist kõigile. Head unistamist. No nii, Riinu, kuidas sulle täna tundub see aasta tagasi tehtud väga emotsionaalne osa? Väga naljakas, naerda sai ikka korralikult ja uskumatu, et sellest on terve aasta möödas minu arust. Ja mis on selle aasta jooksul muutunud, Angela? Et kas mõned unistused on teoks saanud? Ja mõned on teoks saanud. Kõik ei hakka nimetama, aga olen teinud juba ka uue listi ja sinna on lisandunud päris mitu uut unistust
ja siis mille nimel kõige rohkem tööd teen, on oma kodu. Vau, hurraa! Ja sina, Riinu, kuidas sinu unistustega on läinud? No minu 2 suurt unist, neid on riburada pidi olnud, aga 2 suurt Yukonil on käidud. Yes. See väiksem sutsakas siis on tehtud mitte küll niimoodi, nagu ma planeerisin, aga elu keeras uue vindi sinna peale ja sellest sai veel ägedam. Ja teine suur unistus saab ka täide, ehk siis tuleb minu esimene raamat. Super! Ebareaalneks, et see on ka, minu poolt on kõik valmis. Minu poolt on kõik valmis füüsilisel kujul, ootan siis seda trükist kohe-kohe trükisoojana. Ja uus eluseiklus on ka juba paika pandud, ehk siis sel suvel me lähme uuesti tagasi Kanadasse. Seekord pikemalt. Vaatame kohe topelt, triple pikemalt selle Yukoni üle. Ja meil on ka sel aastal üks uus ühine unistus vaja alustada või tegelikult juba elluviimisel ja protsess käib. Nii et tuleb väga äge aasta ja seda soovime ka teile. Nii et endiselt head unistamist. Head unistamist ja ägedaid seiklusi. Tšau! Tšau!